Tšau, tšau. Täna ma räägin sulle nähtamatutest naistest. Tegin üsna hiljuti Facebooki sellise postituse, kus kutsusin üles nähtamatuid naisi ette astuma ja oma väkke astuma ja oma väes elama. ja seda lihtsal põhjusel, et nii palju naisi on kaotanud ära ühenduse iseendaga, nad on kaotanud ära usu iseendasse. Hästi palju on see seotud võib-olla mingisuguste lapsepõlvekogemustega, aga väga palju on ka seotud partnerlussuhetega ehk siis selles suhtes, kus ta on lihtsalt tema partner ehk tema mees tambib ta maatasa. Ja see ei pruugi tulla kohe ja jõuliselt, see võib tulla ajapikku, aga samas võib ka olla kohe ja jõuliselt, et lihtsalt sõidetakse sisse. Kõik sõltub sellest inimese enda olemusest, siis kuidas ta ennast tunneb, et kas ta tunneb ennast loojana või ta tunneb ennast ohvrina. Ja kui sa oled looja, siis ilmselgelt ei satu sa sellisesse situatsiooni. Aga sealt võiksid paljud inimesed nüüd vaielda, et kuule, aga me kõik oleme loojad ju, et isegi sina, kes sa oled ohver, on ju, sa lood endale selle rolli ja sa lood endale sellise elu, kui sa oled nähtamatu, siis jah, selles mõttes on sul õigus. Aga kui sa oled nagu totaalselt ühenduses joondunud oma loomeenergiaga ja sa tead oma jõudu, sa tead oma sisemist väge, siis sa lihtsalt ei astu sellesse madalasse energiasse, vaid sa liigud edasi. Ma võin öelda, et mina olen olnud nähtamatu naine ja see tegelikult oli minu jaoks väga koormav füüsilisel tasandil. Mu keha lihtsalt haigestus, sest et teades seda oma missiooni siin maa peal täna, võin öelda, et kui mina ei ole ühenduses sellega, siis elu järjest viskab mulle ette igasuguseid asju, et ma lõpuks valiks ära iseenda väkke astumise ja paljudel juhtudel on olnud ka ju karmaline, et sa saad selle õppetunni õpitud, see karma on läbi. Ehk siis sina, kes sa tunned, et sinust pole üldse jõudu, et leida üles iseenda alge, sina, kes sa tunned, et sinust pole üldse mitte mingisugust väge, et luua endale teistsugust elu, sina, kes sa tunned, et maailm on ainult halb ja kuri, siis vaata sinna korraks, kas see päriselt ka nii on. Lihtsalt ole oma elu looja, leia üles imeväikene, kas või terakese suurune julgus, teadmine, oskus, võime olla sina ise ja haara sellest kinni. Ja kasuta seda imepisikest täpikest iseenda ülesupitamiseks, iseenda nähtavaks tegemiseks. Sul ei olegi vaja mitte midagi muud teha, kui päriselt elama hakata, iseenda elu, hakata nautima seda, mis siin maailmas pakkuda on meile. Et minu jaoks oli see väga tugev meeldetuletus, sest et isegi kui see karmaline suhe mul lõppes, siis mina totaalselt kukkusin ohvri rolli ja ma tegelesin ellujäämisega ja neid naisi on nii palju. Näiteks üsna hiljuti kirjutas mulle üks naine ja ütles, et tal eluisu ei ole enam, et küsis nõu, et kuidas nagu
kuidas nagu jälle elama hakata, et kuidas nagu taastada see. Ja ma kirjutasin temaga ja küsisin tema käest mõned küsimused. Aga seal oli see koht, kus ma nägin, et see naine tegelikult ei ole valmis muutuseks, ta ei taha muutusi, sellepärast et ükskõik kui palju imepisikesi võimalusi ma talle andsin, et mida tal oleks võib-olla soovitav teha, et ta leiaks üles need kohad, et mis teda innustavad elama. Tal oli iga asja puhul vabandus või põhjendus, miks ta ei saa seda teha või mida ta ei taha teha. Et ma mõtlen, kas ma võin täpsemalt jagada. Ma jagan niikuinii ilma nimeta, aga ühesõnaga, see naine oli kuskil 40-ndates, läheneb siis 40-ndatesse ja ta elas peres, kus olid alkohoolikud. Ta oli töötu ja tema jaoks oli see nii suur takistus kodust lahkumiseks, et lihtsalt mujal alustada uuesti. Ja ka need juhised, et kus lihtsalt võtta see paber ja pliiats ja kirjutada välja, et mis ma päriselt tahan, et aru saada, et mis see on ja vaadata oma elule peale, et mis võimalused tegelikult on, sest et alati on mingisugunegi võimalus, aga kui sa oled seal ohvri rollis, siis sa ei näe seda. Seetõttu on vaja juhtida sinna tähelepanu. See on see, kuidas öeldakse, ma ütlen siis oma sõnadega, et see on see enda skänneerimine, ehk sa skännid ennast pealaest jalad allani, sa vaatad üle kõik, mis on sinu teemad. Ja paberile välja kirjutamine on üks väga hea asi, sellepärast et kui sa peas ketrad ja mõtled, siis sul läheb see meelest ära. Ja teine asi on see, et kui sa hakkad lahendusi leidma, et siis sinu meel nagu ei tule sellega kaasa, sest arvab, et see on seesama mõte jälle, mis sa seal peas niimoodi blä-blä-blääd nagu rääkisid endale. Aga ühesõnaga, mina isegi ei pakkunud talle mitte mingisugust varianti rohkemat, et mida ta füüsiliselt tegema peaks, et ma palusin lihtsalt üle vaadata oma elu ja leida need variandid. Ja temal esimene reaktsioon oli see, et tema kuskile naiste varjupaika ei lähe. Aga mis siis, kui see naiste varjupaigas olemine on väga suur samm sinu parema elu poole? Mis siis, kui see sinna minek toob sinu ellu nii palju lahendusi? Sa ei tea ju seda, kui sa ei ole ära proovinud. Ma arvan, et kui sa nagu vaatad enda elule peale ja mõtled, et mis seal siis tegelikult on, siis mida sa tahad? Mida sa päriselt tahad? Et kas sa tahadki olla see ohver ja kurta, kui sitt su elu on? Või sa tahad muutusi? Sa tahad päriselt muutusi, sest et tihti on niimoodi, et me mõtleme, et ma tahan muutusi. Ja kui ma vaatan peale inimesele ja ma vaatan iseendale peale, siis näen, et see on see väline, mida ma räägin teistele, see on see, mida ma ise mõtlen, on ju. Aga kui ma vaatan sinna sisse, siis tegelikult ma ei taha muutusi. Tahangi olla see ohver mugavustsoonis ja nii edasi. Et mõtle selle peale. Kas sa päriselt tahad olla see nähtamatu naine? See jutt, mida ma räägin, tegelikult käib ka meeste kohta. On ka väga palju mehi, kes on nähtamatud mehed. Aga mind lihtsalt innustas kirjutama ja jagama see reedene sündmus, mis mul oli eelmine nädal kohtumisõhtu Naiselt naisele. Et kui palju on tegelikult neid julgeid naisi, kes valivad ära muutuse enda ellu. Jah, võib-olla see kannatuste piir on tegelikult nii üles tõstetud, et sa kannatad ja kannatad selle asemel, et lükata see latt alla ja astuda üle, et kõik mulle aitab. Aga nii äge, et need naised olid valinud enda ellu muutuseid ja nad julgesid jagada sellest ja see oli nagu
ülivõimas, et kas et seesama naine, kes kirjutas mulle, ma kutsusin teda sinna sündmusele, et ta saaks teise energiasse, teise keskkonda, aga ta ei tulnud. Et midagi pole teha siis. Kui sa tegelikult ei taha oma elu muuta, siis ära kurda. Ja võib-olla sellega ma piirdukski, et kui su elu ei ole selline, nagu sulle meeldib, siis number 1 on see, et hakka skaneerima iseennast, et vaata, mis valikuid sa teed, mis mõtteid sa mõtled, milline su elu on. Pane kõik kirja. Ja siis kirjuta ka see üles, mida sa tegelikult tahad. Ja kui sa küsid enda käelt, mida ma päriselt tahan või mida sa tegelikult tahad või mida ma tegelikult tahan, siis sa ei saa ise endale valetada, sest seal on see sõna päriselt või seal on see sõna tegelikult. Aga kui sina ei ütle seda, et aga mida ma tahan, no see mõistus võib sulle sihuksi lugusid rääkida, mida sa tahad. Üldjuhul inimesed tahavad, et neil oleks hea olla ja nad tahavad, et nad oleks armastatud. Ja nad tahavad, et neil oleks soe tuba ja kõht täis. Need on elementaarsed vajadused. Mida sina tahad? Kas sa tahad olla see nähtamatu või sa tahad olla see julge naine, kes astub oma teed? See ei tähenda, et sa pead olema mingisugune a la president või mingisugune tohutu liider. Sinu jaoks on see samm kõige suurem, kõige vägevam, kui sa otsustad ära teha muutuse oma elus, kõige sellest sitemast kohast välja tulla. Ja nii ongi. Tunneta, võta paber ja pliiats ja vaata oma elule peale ja vaata iseendale peale. Sest kõige raskem küsimus on see inimesele, et aga mida sa päriselt tahad? Sest siis mõistus ei tea vastata.